Hiljutine Eurobaromeetri uuring, siin on üks ka juba palju ringi jooksnud andmestik selle kohta, kuidas on Eestis meeste ja naiste palgaerinevused võrreldes muu Euroopaga. Nagu te näete, me oleme totaalsed liidrid. Kas on see, mille üle rõõmu tunda, ma ei ole päris kindel. Nüüd, kui hiljuti Eurobaromeeter küsis Euroopa Liidu riikide elanike käest, kuivõrd tajutakse erinevaid liiki diskrimineerimist, erisusi, kuivõrd neid probleemiks peetakse, siis nagu te siit jooniselt või pildilt näete, võrreldes Euroopa Liidu keskmisega Eesti inimesed praktiliselt kõiki diskrimineerimise liike nagu tajuvad vähem. Ütlevad, et meil neid asju ei ole. Kuigi objektiivsemad näitajad ütlevad, et meil need ju tegelikult peaksid olemas olema. Tõenäoliselt ei ole meil seda tüüpi teemade suhtes pilk veel piisavalt terav. Ja on põhjust arvata, et selline tundlikkus ühiskonnasiseste erisuste, ebavõrdsuse, diskrimineerimise suhtes on üks faktor, üks mõjur, mis teeb ühtemaad atraktiivsemaks võrreldes teisega. Ja kui me nüüd siin need 3 pilti proovime kokku panna, siis me saame huvitava iseloomustuse. Eestis naised kõrgemalt haritud kui mehed saavad vähem palka ja seda ei peeta probleemiks. Selles mõttes oleme huvitava ühiskonna üles ehitanud. Teine liik või laad küsimärke või murekohti on seotud sellega, mida psühholoogid nimetavad enesekohasteks hoiakuteks. Ehk suhtumine iseendasse, oma tervisesse, suhtumine riskivõtmisse ja viinavõtmisse, aga ka rahulolu, õnnetunne, oskus elust rõõmu tunda. Kui me vaatame eluga rahulolu näitajaid, siis ega Eesti siin kõige hullem ju välja ei paista. Kui me vaatame sama asja teistmoodi küsituna, ehk kui inimeste käest küsitakse, kas te olete õnnelikud, siis selgub, et Eesti on üks kõige vähema õnne hulgaga ühiskondi Euroopas. Sellega seoses, siin on õnne jagunemine siis mööda maakera pinda. Sellega seoses on mitmetele uurijatele silma torganud üks selline naljakas paradoks või erinevus, mis hästi tuleb välja näiteks uurides Eesti haridussektorit. Ühelt poolt, nagu öeldud, selliste haridusnäitajate järgi on Eesti absoluutne maailma tipp. Teiselt poolt on need TIMSS-uuringud või õpetajauuringud, nad osutavad, et haridusprotsessi osapooled ei ole selle hea tulemusega töö juures suugi rõõmsad, õnnelikud ja rahul. Eesti õpetajate rahulolu näitajad on Euroopa Liidu ühed madalamad. Õppurite osas paistab Eesti Euroopa Liidu taustal silma vähese koolimeeldivuse, madala õppimotivatsiooniga. Suur osa meie õpilastest kannatab kroonilise väsimuse all. See esimesel pilgul nagu selline paradoksaalne seis, et ühelt poolt asjad nagu paistavad head ja teiselt poolt nende asjade sees olijad seda ei reflekteeri positiivse või plussmärgiga. See on huvitav küsimus, kas sellest peegeldub mingi Eesti elu ja ühiskonna olemuslik eripära, mingi eriline Eesti geen
et olgu kuidas on, ikka on natuke halvasti, või on tegu selliste ajutiste ülemineku raskustega, millest on lootus lahti saada. Selle popuri kokkuvõtteks ma ütleks nii, et kui me vaatame elupaikade konkurentsi vaatepunktist, siis Eestil on olulisi tugevusi. Eestil on olulisi eeliseid, mida me võib-olla ei teadvusta piisavalt ja mida me võib-olla ka piisavalt välja ei näita. Mitmel pool paistab, et välispilk Eesti ühiskonnale on mõnevõrra positiivsem kui see, kuidas me ise hindame ja kuidas me ise aru saame sellest, mis siin meil toimub. Ma usun, et see teema tsentrifuugist magnetiks ehk inimeste eksportijast importijaks, nii nagu Soome on, väärib süsteemset analüüsi ja ka strateegilist tegutsemist. Ja paneel, kes meil siia nüüd kohe tuleb, ma olen pakkunud paneelile arutamaks 3 küsimust. Eesti tugevused. Mõned ma proovisin siin esile tuua, aga see oli suhteliselt juhuslik valik. Ja süsteemset analüüsi minu teada ei ole seda siiamaani selles võtmes keegi teinud. Mis need võiksid olla ja kuidas neid edasi arendada? Teiseks, mis asjaolud meid ühiskonna ja elupaigana paremast Euroopast, mõeldes selle all siis atraktiivsemast Euroopast eristavad ja seeläbi meie konkurentsivõimet alandavad. Ja kolmandaks, mis on need meie eripärad, mida ei tasukski võib-olla vana euroopalikuks lihvida, vaid meie uuteks konkurentsieelisteks kujundada. Aitäh!